Ahoi kotkad, mis toimub siis? Ma tegelikult juba eile tegin selle klipi, aga ma täna väsinuna hommikul kustutasin nii-öelda mälukaarti tühjaks ja kustutasin selle klipi ära, mis ma eile tegin, ehk siis täna teeme uuesti. Mis ma siis kätte sain? Sain kätte sellise asja, mis ammu nüüd oli juba plaanis. Tükk aega sai otsitud ja valitud ja tehtud ja siis sai otsustatud ära, et läheb ikka vaja, me ei saa siin jões sügavusi paika, nagu ei tea, kui täpselt, mis sügavused on ja mis siin põhjas on ja kõik asjad, ja kala tahaks ju ka näha ja et õppida seda jõge natuke paremini tundma, siis ostsime selle, ostsime, et ei sponsoreeritud meid sellega, vaid ostsime omale selle Garmini Striker Vivid 7CV pluss siis see transducer ehk siis see andur. Et selle ostsime. Keegi ei sponsoreerinud, aga ühte asja me näitame täna videos veel, mis on siis nii-öelda sponsoreeritud ja mis meile kingiti. Aga vaatame kõigepealt seda Kajaloodi asja ja siis vaatame seda teist asja, mis meil saadeti. Ehk siis ma teen nüüd uuesti ta lahti. Mul on ta muidugi kiledest asjadest juba lahti võetud. Aga tegu on siis 7-tollise ekraaniga, Garmini Kajaloodiga, ma panin juba siia selle kinnitusvärgi külge, siin on siis augud, kuhu lähevad juhtmed sisse pärast. Suhteliselt okei ekraan, ei ole nüüd mingi kõige väiksem, oli varianti seal ka 5-tollist võtta, mina mõtlesin, et mul on ikka vaja, Keiu nüüd natukene taha poole peale jääb, et natukene mõistlikuma suurusega ekraan. Vot, ja siin on siis, mis siin siis veel kaasas on? Nagu sai räägitud, andur, juhtmed ka, päris pikad tunduvad, ja siis on igasugused, manuaal muidugi, ja igasugused kinnitusvariandid, ja siin veel mingid juhtmeid. Need on vist toitejuhe vist. Jah, siin on kaitse vahel, mul on tunne see kollane. Aga eks ma pean hakkama nüüd mingisugust kinnitust ehitama sellele, sellepärast, et mul on plaan teha sellele selline kinnitus, mida saab siis ära võtta paadi küljest, et ma ei taha seda andurit jätta. Ma ei taha seda andurit jätta nii-öelda paadi külge. Et vajadusel saab siis mõne teise paadi külge ka panna ta. Et nüüd ma pean hakkama leiutama, kuidas see süsteem siin nagu kokku siis käib, mis kinnitused ja kuhu. Vot. Aga ega midagi, vaatame siis veits pärast edasi, kuidas me seda kinnitust ehitame. Ja mul on olemas siis, millest ehitada seda sükene mingi ridvakinnitus, et ridvad saab panna paadi serva külge, nüüd hakkab vihma ka sadama, muidugi. Ja ma sellest kinnitusest ühest ehitan omale selle anduri kinnituse siis, aga ma lähen nüüd varju ja hakkan leiutama midagi välja sellest. Töökojas hakkame jätkama seda asja. Et ma neid ei kasuta, sest nad on natukene kökatsid ritvada, hoida ei jõuad, hakkab lahti väänama, kui auk kinni jääb või põhja paadi küljest teda. Aga seda andurit hoiab ta küll. Sellest samast kinnitusest MacGyverdab nüüd mingi asja kokku, siit sai võetud natukene üks tükk alt ära, sest et ta oli nagu nurga all eemale. Üks kild sai ära võetud siit, selline. Ja nüüd aretab sellele samale külge, siin on mul üks 90-kraadine põlv, mis selle sama süsteemi küljest tuli. Nüüd aretab selle siia külge niipidi, kruviga. Ja siis vaatame, mismoodi me edasi saame teha, siin midagi külge panna, leiutada. Nii, see on nüüd siin küljes. Ja siis mul on vaja mingisugust pulka alla suunda siit tulema nagu. Aga ma avastasin, et mul on üle üks see DJI see Eneka pulk ja siin otsas on sükene keere, ehk siis, mida ma saan teha, et ma saan selle panna siia alla niimoodi ja lähebki pulk allapoole, on reguleeritava kõrgusega erinevatele paatidele siis. Ja jälle sellest sama asja lammutusest jäi üle ka sükene hea reguleerimismutikas, ehk siis
nojah, selle oleks pidanud enne siia külge keerama, nüüd see takistab, aga keerame niimoodi korra selle kõrvale. Ja siis saame äkki selle mutika siit läbi, jah. Okei, selline asi siis, see läheb paadiserva külge ja see on siit, noh, kuidas ma nüüd näitan, reguleeritav. Et see käib välja, aga ma nüüd pikalt välja, aga ma nüüd üritan siia otsa külge midagi leiutada. Ta tundus sarnane selle anduri kinnitus, et äkki klapibki kuidagi siia vahele täpselt, et noh, vaatame, leiutame siia nüüd selle anduri külge. Nii, nüüd on siukene asi, et sai siin timmitud natukene neid külgesid relakaga ja üritaks panna nüüd, siia läks lisajubin külge ikkagist, mis oli kaasas ja üritaks kuidagi nüüd selle, ma ei tea, siia vahele sobitada, ma mõtlen. Ja siit peaks augu läbi puurima, siis et saaks poldiga need omavahel kokku. No vaatame, mis välja tuleb, aga meil on üks metalljunn siin ees, et ma selle saen ka maha ja siis vaatame, kas õnnestub kuidagi siin omavahel neid sobitada. Okei. Nii, ja paadiserva peale ja nüüd sai puuritud läbi, kuidas ma näitan, siit siis üks polt sellest kinnitusest, aga siia peab panema ka mingi kummiseibid või midagi vahele, et ta nii tuugalt kinni tõmbaks, et ta liikuma ei hakka. Aga proovime siis selle süsteemi ära teha ja ta millegi pärast täpselt istus, siin on mingid õõnsused veel sees, söökes 3 triipu nagu sellel asjal endal. Siia sisse ka veel alt otsaga, et päris hea sükene kogemata nagu klappis täpselt siia. Ma vaatan, kas ma saan näidata paremini lähemalt. See 3 triipu, mis siin all sees on, näed seal põhjas, on täpselt, mul ei ole statiivi, sama mõõduga, mis see, et see ka istub sinna alla sisse natukene niimoodi, et ta ei hakka külje suunas ka nagu loksuma. Aga hea küll, kummitihendid mingid vahele ja keerame kinni. Ja süsteem on siis koos siit kruviga, et asja jäigemaks teha, panin ma veel siit ka väikse kruvi, no tähendab poldi läbi siit teiselt poolt selle kinni, et igalt poolt asjade küljes saab nii-öelda jupp, et see peenike polt tuli hoopis, mul nii peent ei olnud, aga mul on niisugune harutoos, mille teiselt poolt ma sain piisavalt pika, mul ei olnud nii pikka seda väikest polti, et ikka kuskilt saab midagi. Aga ega midagi, nüüd tuleb ühendada kuidagi see paadi külge siis ära ja vaadata, kuidas see asi meil üldse käima käib, see ekraan, selle ka vaatame juhtmed ja asjad üle, kuidas see värk siis toimima hakkab. Kõik on nüüd ühendatud, voolujuhe sama aku pealt, kus paadi aku ja panin talle alla ühe sükse puidusklotsi, mis teda paigal hoiab praegu. Et hiljem mõtlen võib-olla mingi parema lahenduse, aga hetkel noh, ma saan seda ringi liigutada, et mingi raskus on all, et ümber ei lähe. Ja asi on nüüd siin kinni, ilusti see andur vee all. Mingi nii palju paadi põhjast allapoole see anduri põhi nagu soovitatud oli. Ja eks ma pean natukene nipukatega neid asju siin kinni panema ja mõtlema, aga nüüd on nii-öelda testimise aeg siis, et ma toon oma laiatooli siia. Lülitame sisse esimest korda ja vaatame, mis ta näitab. Paneme 2 vaate praegu. No nii, pilt on siis selline. Nii, oma sopi peal siin praegu ma olen 8,2 fiiti, ma ei osanud praegu seda muuta veel. Või kas saabki muuta neid sügavusi nii-öelda meetritesse, aga noh, arvutame siis. Aga paksult kala näitab siin all praegu, ma ei tea. See on minu sopi kõige sügavamas kohas. Aga lähme jõe peale ka, sõidame ringi, vaatame, mis ta seal näitab. Oleme siin olen siin ühe sügavama koha peal, kus siin näitas korraks isegi nii-öelda 16 jalga siis sügavuseks.
katsume. See on minu arust siin meil lähedal üks kõige sügavamaid kohti tundub olema. Et vaatame korra veel. Jah, pole paha. Hea küll, eks seda hakkab nüüd testima mingi aeg, aga tuleb selgeks õppida jah, rohkem see, kuidas see asi töötab ja kala näitab ka siin keskmises sügavuses umbes ja et vaatame, hakkame õppima seda värki, aga sügavused saab vähemalt teada, aga kuidas see õige kala leidmine ja õige põhja lugemine käib, eks ma hakkan seda alles õppima, jah, hea küll. Ja siis järgmine asi, mis ma pidin selles videos näitama, on Lion Steel D5 nuga roostevabast terasest, mille me saime siis Tõnu Jürgensonilt ehk Maailmalõpu klubi. Link selle noa kohta ja üldse sellele veebilehele on ka kirjelduses all, kust saab siis veel erinevaid nugasid osta omale. Aga vaatame siis, mis ta on. Et sükene suhteliselt robustne värk, sükene Rambo nuga. Ja siis on ta selle nii-öelda full tang või kuidas seda nimetataksegi teraga, et tera on lõpuni välja, et seda on suhteliselt raske ära lõhkuda, ma kujutan ette. Ma ei ole mingi eriline nugade spetsialist, mina olen enamus oma tööd hakkama saanud töömehe nugadega, oskan ka nende nugadega asjad ära teha ja ümber käia niimoodi, et neid ära ei lõhu, aga teatud ettevaatlikkusega tuleb nendega toimetada, aga sellega ma kujutan ette, on need väga lihtne, võib eriti robustselt töötada, et selle tera paksus on 5 millimeetrit siis. Ja tera pikkus on siis 125 millimeetrit. Ja on tal siis siin suhteliselt terase noa taga külg ka, et siit saab nii-öelda tulepulgaga tuld tõmmata. Miks mitte ka siit, siin on selline ümar koht veel, kust tuld saaks tõmmata tulepulgaga ja siin taga on veel ka selline terav, et ma ei tea, milleks see on, võib-olla millegile löömiseks äkki või, aga ühesõnaga siit on ka see tera veel natukene väljas ja on auk ilusti sees, et saad ka mingisuguse nööri läbi panna või midagi. Ma teda veel palju kasutanud ei ole, aga eks seda nuga hakkab nüüd nii-öelda kõvasti kasutama erinevateks bushcraft tegevusteks siis ja nii edasi. Et ma panen ta nüüd korralikult testile ja ta tuli siis siukse ilusa, väga tummise paksust nahast nahkvutlariga. Vot. Ja käib ta siis kinni siit pealt, no ta läheb suht tummiselt sisse, et ära ta ei tohiks kaduda, aga ta käib siit pealt siis kinni veel selle trukiga niimoodi, päris raskelt. Vot selline handmade in Italy, et Itaalias siis käsitööna tehtud tummine nuga. Et suured tänud Maailmalõpu klubile ja eks ma hakkan teda nüüd korralikult testima, et ma arvan, et ma pikemat juttu teen sellest noast siis, kui me midagi taga juba teeme, et ma praegu kohe taga midagi lammutama ei hakka, aga teeme mingi päev mingisuguse video meie baaslaagris siis, kus me hakkame sellega ka nii-öelda lammutama ja mingisugust tööd tegema. Vot, ja siis saab juba lähemalt vaadata, milleks see nuga võimeline on. Ja oli seekord siis nii uute asjade uue nänni näitamisvideo ja eks me neid asju, seda nii kajaloodi kui nuga nüüd hakkame kasutama ja nendest tuleb siis veel videosid. Hea küll, kerge magama ära kratid ja näeme järgmises.